Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Trampliin 50, hüpe 70, trampliin 80, parem 4 miinus kivi. Kuigi autorallit on peetud alati meeste pärusmaaks, pole naised selles spordialas ka haruldus. Eelkõige kaardilugejatena võib need kohata MM-sarjas ja võib kohata ka Eesti rallidel. Kuid Eestis on üks naine, kes istub kiires autos, see on Annika Sõna, Karl-Martin Volveri kaardilugeja. Alustame võib-olla natuke klišeeliku küsimusega, et miks üks naisterahvas ronib ralliautosse? No eks see rallipisik on tegelikult olnud väga pikalt küljes juba, et alguse sai ta sellest, et me käisime lihtsalt rallidel. Ja sealt siis niimoodi ta kuidagi läks veerema, et see pisik aina kasvas. Üks hetk olingi siis juba ralliautos ja sealt aina kiiremasse ja nüüd on nii. No, ütleme ongi, sa oled sõitnud ju väga kiirete meestega, Egon Kauriga oled sõitnud koos, nüüd sõidad Karl-Martin Volveriga koos, et need on ikkagi sellised Eesti mõistes absoluutselt tippkiirused. Nüüd teete MM-debüüdi, et kas on kuidagi nauding või on natuke hirmu ka seal autos olla ja lugeda sellistel kiirustel? Eks on olnud mõlemad selles mõttes, aga ikkagi selles mõttes, et pigem nauding, sest et muidu ei oleks ju seal autos kõrval. Et loomulikult see kiirus peab meeldima, seda peab armastama, et muidu seal ei oleks. No, kui see tasapisi see karjäär on läinud, et sa alustasid võib-olla aeglasemalt kiiremaks, et kas kui teadlikud need valikud on või on olnud või on need mõnes mõttes ka juhuslikud olnud, et on tekkinud võimalus, pakuti ja lähen sõidan? No tegelikult on jah pigem nagu juhuslikud olnud, et teadlikult ma ei ole nagu nii kiiresse autosse läinud ise edasi selles mõttes, et see on kuidagi läinud loomulikult või selles mõttes, et ma ei ole teinud selleks mingeid teadlikke otsuseid või valikuid nii-öelda. Kuidas need paarilised tekivad, kellega sõita või kuidas ühte või teise autosse sattumine käib, et kas keegi helistab, ma ei tea, Egon Kaur kunagi helistas, et tule sõida või Karl-Martin nüüd helistas, et tule sõida mu koos või kuidas need koostööd tekivad? No Egoniga tegelikult me käisime legenditrennis üldse, siis kui ma sõitsin Sanderi Sinioruga. Ja sealt siis kuidagi läkski edasi, et järgmine hooaeg ma lihtsalt olingi nagu seal autos. Ja tegelikult Karl-Martiniga, tegelikult mul oli enne seda ju pikk paus, et ma olin rallist päris pikalt eemal ja selles mõttes, et siin on natukene süüdi mu elukaaslane, abikaasa, et kes tegelikult need otsad kokku viis, sest et eks tal oli ka meeles seesama situatsioon tegelikult, kui ma sõitsin Sander Sinioruga päris alguses, kui ta oli testis ja siis ma juba tookord ütlesin, et vaata kui lahe, et nagu nii noor ja sõidab nii kiiresti ja selles mõttes, et kuidagi see vestlus läks seal ja siis aastad hiljem nüüd siis kuidagi mul abikaasa küsis, et kui veel kunagi sõita, et siis kellega sa sõidaksid, siis ma mõtlesingi, et kes see valik üldse oleks, või need, kelle kõrvale veel minna, kuigi ma olin enda jaoks juba tegelikult selle mõtte maha võtnud, sest ma olin juba nii pikalt eemal olnud. Ja siis tuli uuesti see teema esile, et Karl-Martin oleks võib-olla see hea valik. Ja sealt kuidagi nagu läks, et siis suhtlesime omavahel. Algus ma veel olin kahtlev, kas ma üldse lähen rallisse tagasi. Aga selles mõttes, et käisime metsas trennis ja selles mõttes, et sealt edasi läksime Soome 2024 ja nüüd olemegi sealt maalt siis koos sõitnud. Ja nüüd on esimene MM-ralli? Jah, selles. On hirm ka seal MM-i ees? Eks natuke ikka selles mõttes, et kilomeetreid on ju palju, mida sõita ja selles mõttes, et nii pikka rallit me ei ole kumbki sõitnud. Pluss Rally Estonia teed on nõudlikud. Ja selles mõttes, et see kogemus seal all, et seal teedel kiiresti sõita, peab olema päris suur. Et loomulikult natukene on siuke hirmu ka, et kuidas need päevad vastu pidada.
et nii pikki rallipäev ei olegi, et me põhimõtteliselt sõidame 3 kohalikku rallit korraga, et selles mõttes, et aga vaatame, saab olema põnev. Tegelikult on väike ootusärevus ka, et kuidas me siis hakkama saame. No ma tulen selle naised ja rallisõit teema juurde tagasi nüüd, et kui palju sinu käest on küsitud või tähelepanu pööratud sellele, et sa oled naisterahvas, sa oled niisuguses tippseltskonnas, niisuguses spordiala tippseltskonnas, et kas kuidagi vaadatakse teise pilguga või on sul nagu kuidagi nagu suhtutakse aupaklikumalt ütleme, ka kaardilugejate seltskonnas sinusse? Ma olen võib-olla niisuguses väikses seltskonnas, et ma ei oska öelda, mis see nagu see suurem ring on ja mõtleb. Aga ma arvan, et mina teen oma tööd, et selles mõttes, et ma arvan, et kaardilugeja ja juhi vahel ei ole vahet ju, kas see on mees või naine, et mina teen oma tööd ja kui me omavahel sobime, omavahel on see koostöö klapp nagu hea ja selles mõttes, et kui Karl Martinile sobib see, mis mina teen, siis ongi ju hästi. Et see, mis nagu teised mõtlevad või arvavad, et see ei ole ka oluline, et nagu just see koostöö on see, mis nagu saab määravaks, et ei ole vahet, kas on nagu mees või naine see kõrval. Kas see kaardilugeja töö on raske? Eks ta on selles mõttes, et väsitav, pikad päevad, et ütleme, et vahest on niimoodi, et sa puhastad oma legendi siin poole ööni, unetunde võib-olla jääb siin väheks. Aga samas võib-olla see kõik see muu korvab jälle selle ära. Et see on okei, et sa võib-olla ralli jooksul saad magada võib-olla minimaalselt, on ju. Et see tempo on nii suur peal, aga samas on see, et kõik see muu, mis sealt kaasa tuleb, et see korvab kõik selle ära. Aga mis on see muu, mis kaasa tuleb? No adrenaliin, põnevus, see kiirus, kõik, mis seal autos on, et selles mõttes, et vahest ongi see, et kui on see nagu mingi pinge peal või mis iganes, aga kui see start ära käib ja selles mõttes, et need esimesed kurvid tulevad ja kõik nagu klapib, et siis just see tunne, et see on lahe. Kas sa oled kunagi tundnud ka hirmu eksida, et tegelikult sellest, mida sa ütled, sõltub ju mõlema jaoks väga palju? Jaa, ei selles mõttes, et kindlasti, et ma olen enda kõige suurem kriitik, et selles mõttes, aga samas on see, et eksimine võib-olla käib vahepeal seal asja hulka, et selles mõttes, et ka mina õpin ja arenen, et selles mõttes, et mida kilomeeter edasi, seda paremaks on, et see kogemus aina tuleb, et ei saagi eeldada, et kõik on sündinud kaardilugejad. No, natuke ikka sündinud kaardilugejad on, kes sellisel tasemel sõidavad, et mingid eeldused peavad olema, et see ei ole päris tavaline inimene tänaval ei saa sellega hakkama. Ei, no seda kindlasti, jah. Et juba eeldus peab olema see, et nagu sa armastad kiirust, et sa üldse sinna kõrvale lähed. 30 stopp, kerge vasakivi 50, väike nukk 60, osa 3- ei ja lühike parem 6+ nukiga 70, kivi parem 3-. Vaatame nüüd, mida Karl Martin Volver ise oma kaardilugejast räägib ja kuidas neil autos ja autost väljapool ka koostöö sujub. Järjepidev, kindlasti, mis on tema puhul, mis mulle hästi nagu meeldib, on see, et kõik on kellatäpsusega, nii-öelda, et mulle tavaliselt meeldib siuke mõned minutid alati hilineda, siis Annika on kohe jälle see, et kell. Et ja ka kindlasti ongi see tema täpsus, et ta tahab alati oma enda mõttes siis alati maksimumi anda, ta ei lepi kunagi sellega, et kui me ütleme, et enam-vähem, siis see vastus talle ei meeldi kunagi, et see on kas on jah, väga hea või ei ole hea, et seal ongi, et ta tahab alati selle maksimumi anda, mis ka mulle meeldib selle nagu töö juures, et kui me tahame head tulemust minna tegema, siis me peamegi andma ennast maksimumi ja tegema kõik siis maksimumi lähedale, et jah, alati saab areneda, eks me siis täna me olemegi selleks siin, et Annikat ja ennast nagu arendada selle koha pealt ja ka jah, ma arvan, need on need põhilised asjad, et Annika puhul siis täpsus on mis nii-öelda iseloomustaks teda kõige rohkem ja järjepidevus samamoodi, et need on kaks kindlasti kõige suuremat asja tema puhul ja samas ka selline
hea rahulik vibe, et ei ole selline närviline, et alati, kui on nii-öelda siis kriitiline olukord, see jääb alati rahulikuks ja suudab siin nii-öelda kainet mõistust hoida ja alati nii-öelda siis need problemaatilised kohad siis alati ära lahendada hästi. On tarvis mõnikord sind taltsutada ka või? No ütleme, et alguses võib-olla oli natuke rohkem, aga nüüd me oleme järjest rohkem nii-öelda siis üksteisega harjunud ja aru saanud siis üksteise nii-öelda siis nendest isikupärasust siis nii-öelda rohkem näinud ja oleme sellega nagu harjunud aga jah, ma arvan, et eks siin Lõuna-Eestis ei olnud vist ühtegi korda, kus ta kutsus korrale, aga Soomes küll paar korda oli, kus ütles, et või ühe see kutsus korrale. Ja lühike vasak kuus, lühike parem kuuskivi, lühike vasakkivi ja kivi parem 6 miinus ja lühike vasakkivi nukiga 100, teine väike kliin 30, lühike vasak 6 pluss 50, lühike parem 6 miinus nukiga hoia 30, kivi vasak 5 miinus trampliin. No, Karl-Martin rääkis seda, kuidas teie paaris nii-öelda hoiad korda ja täpsust ja ütleme korraldada, et kõik oleks nagu korrektne. Et kui palju sa pead siis noort meest nii-öelda ohjeldama? Ma tegelikult ohjeldama ei peagi. Selles mõttes, et kellaaja ütlemised asjad on ja, et eks ikka selles mõttes, et Karl-Martin armastab on ju rääkida, aga selles mõttes, et ma ei pea teda korrale kutsuma kindlasti mitte, et ta teab, mida ta teeb, selles mõttes, et ta on täismees, et selles mõttes ma ei pea teda korrale kutsuma küll. Aga ta siin intervjuus just ütles, et Jyvaskylas sa nagu pidid teda natuke seal, mitte nüüd üldse riidlema vist, aga tuli sul natuke teda nii-öelda joone peale tõmmata. Vot seda ma ei mäleta, aga ma mõtlen, et Lätis oli küll, siis kui meil tekkis probleem ajakaardiga. Me palusime 2 minutit juurde ja siis oli see, et kohtunik natuke eksis seal, me ei saanud aru ja siis me pidime startima valel ajal, kuigi ma oleks võinud keelduda. No see oli ka minu natukene siuke. Ja siis Martin läks aega tagasi sõitma ja siis ma ütlesin talle, et kuule stopp, et siin ma aega tagasi sõida, et see on nagu liiga suur kadu, et see on üks kord, kus mul tuleb meelde. Aga et selles mõttes, et ma väga tihti vast ikka ei kutsu teda korrale. No kui te nüüd olete MM-ile jõudnud, kas see näeb seda, et ka sinul kaardilugejana on ambitsioon jõuda siit nüüd veel edasi, et see MM ei oleks niisugune juhuslik nähvakas siin Eesti teedel, vaid sellest võiks midagi suuremat saada? No eks see kindlasti on üks osa meie teekonnast, on ju, et selle aasta eesmärgid olid meil Eesti ja Läti meistritiitlid, pluss siis Rally Estonia, et saada kogemust, saada kilomeetreid ja ma arvan, et eks järgmine aasta me võime võtta ka kindlasti, et mõne muu niisuguse ralli, mitte Eestis, ütleme niimoodi, et aga mis on või mis plaanid need saavad olema, seda veel ei tea. No see eeldab ju tegelikult ikkagi seda, et sa tunned ennast profina selles töös, et sellisel tasemel sõita, et MM-i sõita, et ma ei tea, järgmiseks aastaks mingeid plaane teha, et kui professionaalina sa ennast tunned? No selles mõttes, et eks me kõik areneme, on ju. Et ma ei saa öelda, et ma olen nüüd valmis professionaal. Ma olen kindlasti arenemas selles mõttes, et iga kilomeeter, iga ralli, mis meil siin koguneb sellel aastal, eks see annab juurde ja vaatame, kus me siis välja jõuame, et selles mõttes, et ma ei saa öelda, et ma olen valmis professionaal. Et ma arvan, et see on teekond. Ja sa oled teel? Ma arvan, et ma olen teel, et selles mõttes, et iga ralli, iga kilomeeter annab juurde. Mis on selle rallispordi juures ja selle kaardilugeja töö jaoks vaimselt kõige keerulisem sinu jaoks? Vaimselt võib-olla ongi see unetunnid võib-olla, et mis see väsimus, aga võt ei oskagi öelda. Sportlik pinge? Sportlik pinge ka kindlasti ja selles mõttes, et eks see ka ikka tekib, et sellel rallil veel ei ole jõudnud tekkida,
et mis on nagu üllatav. Aga eks see on ka see, et Soome on meil all, on ju, Lõuna-Eesti on all. Et eks seda praegu on saanud päris tihedalt sõita aga ma arvan, et see veel tuleb. Et selles mõttes, et täna on alles kirjutamispäev, et kui katsed saabuvad, et eks siis tuleb seda pinget ka kindlasti. Kuidas sa neid pingeid enda jaoks siis maandad, kui need peale tulevad, sa oled võistlusel seda kogenud? Kas sul on mingid rituaalid näiteks enne katsele minekut või kuidas sa seda maha tõmbad endas? Jah, tegelikult kui ma tunnen, et tekib see pinge, siis ma tegelikult teen hingamisharjutusi. Et see on see kindlasti, mis aitab. Ja natuke mõttetööd selles mõttes, et juurde, et nagu, et ma tean, kus ma olen, ma tean, mis ma teen ja selles mõttes, et usaldus kindlasti juhi vastu. Et need on võib-olla need asjad, millega ma siis rahustan ennast. No kui ralli saab läbi, kui tähtsas sinu jaoks see võiduemotsioon või on tähtsam see, et me tulime tervena finišisse? Mõlemad on olulised. Et selles mõttes, et tervena finišisse kindlasti võiks jõuda. Aga selles mõttes, et oluline on ka tegelikult see võiduemotsioon. Et kuigi jah, Rally Estoniale võib-olla me tuleme kilomeetrit koguma, et see esiots on ikkagi seal päris tugev, et meil on natuke võib-olla teised eesmärgid, et pigem on kilomeetri kogumine, turvaline sõit, katsetada enda piire natukene ja vaadata, et kus me siis selle kindla sõiduga ajaliselt oleme. No võib-olla see klassikaline mis tunne küsimus ka, et mis tunne on ralli lõpus šampanjat lahti korkida ja pritsida? Ei, see on väga ülev tunne selles mõttes, et kui sa ikkagi jõuad sinna poodiumile, et see on midagi teistmoodi ikkagi. Et selles mõttes, et loomulikult me kõik pingutame ju katse peal. Aga kui sa jõuad ikkagi sinna esikolmikusse, siis on see ju väga tore. No nagu Võrus oli näha seda lahtikorkimist vaja eraldi harjutada veel. No jaa, selles mõttes, et mulle juhtub alati nii ka, et ma selle sampuse saan alati viimasena kätte ja meestel käib see kiiremini. Selge, suur tänu sulle!